Poola valmistab ametlikult ette Ukraina meeste väljasaatmist. Sellised uudised levivad täna Poola meedias. Poola partei Õigus ja õiglus, üks riigi mõjukamaid poliitilisi jõude, teatas plaanidest luua spetsiaalsed migratsioonilaagrid ja saata välja mobilisatsiooniealised Ukraina mehed, kellel ei ole Poolas seaduslikku tööd. Sellest teatas avalikult selle partei asepresident Tobiasz Pachenski. Parteigi on juba vastava eelnõu ette valmistanud. Kui Ukraina ajateenistusealine mees ei tööta Poolas ametlikult, tuleks ta kohe viivitamatult Ukrainasse tagasi deporteerida, et ta läheks sõdima. Ja see toimub täpselt sel hetkel, kui Euroopa Liit alates 5. augustist ametlikult piiras ajutise kaitse staatuse saamise võimalust Ukraina meestele, kes rikuvad Ukrainas sõjaväelise arvestuse nõudeid. Võtame selles saates rahulikult. Kõige tähtsam, rahulikult. Lahti Poola parempoolset algatuse, sõna-sõnalt, Euroopa Liidu otsuse konteksti. Ja peamine küsimus on, kui reaalne see kõik juriidiliselt ja poliitiliselt on ning kui palju on see populism enne valimisi, milleni muide on veel üle aasta. Minu nimi on Aleksei Betši, arutame seda teemat koos, aga enne kui alustame, palun tellige see YouTube'i kanal. Siin on väga palju olulist teavet. Kontrollige kohe praegu, kas olete selle video all juba tellinud. Vaadake tellimisnuppu, kas olete juba tellija või mitte. Kui olete, olen teile selle eest tänulik. Kui te vaatate ja pole veel tellinud, tehke seda kohe praegu. Me liigume 300 000 tellija poole. Olen tänulik iga teie tellimuse eest. Alustame siis avaldusest endast, sest iga detail on seal oluline, et me ei hakkaks enne aega meelt heitma. Poola partei Õigus ja õiglus, edaspidi nimetame seda lühidalt PiS, valmistas ette seaduseelnõu, mis näeb ette kõigi mobilisatsioonieas Ukraina meeste, kellel puudub seaduslik töö, riigist väljasaatmise. Eraldi punktina näeb seaduseelnõu ette spetsiaalsete keskust, deportatsioonikeskuste loomise, mille eesmärk on autorite sõnul lihtsustada kogu Ukraina meeste Poolast väljasaatmise protsessi. Kas siis leida kõik töötud Ukraina mehed Poolas, koguda nad spetsiaalsetesse keskustesse ja sealt maalt välja saata? Oma ettepanekute põhjendused esitavad Poola parempoolsed üsna küüniliselt. Edasi toon otsese tsitaadi partei Õiguse ja õigluse asepresidendilt Tobiasz Pachenski. Selleks, et Kesk- ja Ida-Euroopa oleksid turvalised ja vabad, peab Ukraina võitma. Järgneb. Ida-Euroopa peab olema turvaline ja vaba, Ukraina peab võitma. Üks esimestest ja tähtsamatest valitsuse otsustest saab olema ajateenistuse eas Ukraina meeste, kes ei tööta Poolas legaalselt, deporteerimine. Neil on võimalus võidelda oma kodumaa eest, et selle sõja õudused võiksid kiiresti lõppeda. Tsitaadi lõpp. See tähendab, et deporteerimist ei esitata mitte kui Ukraina vastast meedet, vaid kui hoolt Ukraina võidu nimel, mis peaks tagama poolakate endi rahu ja turvalisuse. Loogika on selline. Saadame teid sõdima, et meil siin parem oleks. Ta ütleb otse välja, et selleks, et Kesk- ja Ida-Euroopa jääksid turvaliseks ja vabaks, las need mehed lähevad sõdima Ukrainasse. Ja kahjuks. Aga sellist retoorikat toetab osa Poola ühiskonnast. Nüüd numbrid, millele PiS-i partei ise selles oma eelnõus toetub. Ja siin tasub tähelepanu pöörata ilmselgele teate väänamisele. Väljaande Interi andmetel teatas 2025 aastal Poola perekonna, töö- ja sotsiaalpoliitika ministeerium. Poolas on ametlikult registreeritud veidi üle, pange tähele, 11 000 töötuna arvel oleva ukrainlase. Ministeerium ei täpsustanud siis, kui suur osa neist on mehed, kuid ekspertide hinnangul moodustanud lõviosa siiski naised. Kuid olgu, isegi kui me võtame 50%, siis on ametlikult töötuid Ukraina mehi maksimaalselt 5500. Kuid parteis PiS on veendunud, et tegelik töötu Ukraina meeste arv mobilisatsiooni eas on oluliselt suurem kui ametlik number, sest nende versiooni kohaselt paljud neist lihtsalt
ei registreeru Töötukassas. See tähendab, et seaduseelnõu aluseks ei ole kinnitatud statistika, vaid partei enda oletus varjatud. Registreerimata inimeste kategooriast, mis objektiivsuse huvides võib samuti tõsi olla ja ma kaldun uskuma, et see tõesti nii ongi. Tõepoolest, osa ukrainlastest lihtsalt ei registreeru Töötukassas ja elavad edasi, ma ei tea, säästude arvelt, kaugtööl või muul viisil. Nad ei tööta Poolas, aga ei registreeru ka Töötukassas. Võib-olla. Eraldi märgin, et väljaanne Interia, mis avaldab kõiki neid Poola parteilt PiS saadud andmeid, see ei ole mingi kahtlane meediakanal, ei, see on tavaline, massiline, konstitutsiooniline, konservatiivne väljaanne, kus on tohutult reklaami ja mis kogub miljoneid vaatajaid. Aga Interia on enam-vähem samal tasemel nagu teine Poola väljaanne Onet. Aga Interia kasutajabaas on tuntud üsna karmide, konservatiivsete ja mõnikord lausa toksiliste kommentaaride poolest uudiste all. Nii et selline uudis sai kohe väga tugeva vastukaja Poola parempoolsete seas. Edasi tuleb kindlasti selgitada, millises laiemas kontekstis see õiguse ja õiguse partei algatus sündis. See ei ole sugugi esimene Ukraina vastane ettepanek õiguse ja õiguse parteilt viimasel ajal. Juulis teatas partei juht Jaroslav Kaczynski, et õiguse ja õigluse partei hakkab blokeerima Ukraina liitumist Euroopa Liiduga, kui Kiiev ei loobu OUN-i ja UPA heroiseerimisest. Oma kirjas partei liikmetele tunnistas ta Ukraina toetussõja ajal, kuid kritiseeris teravalt Volodõmõr Zelenski otsust anda ühele sõjaväeosale UPA kangelaste Ukraina mässulise armee nimi. Jaroslav Kaczynski rõhutas, et kui õiguse ja õigluse partei PiS võidab valimistel, kasutab partei kõiki vahendeid, et peatada Ukraina integreerumine Euroopa Liitu praegustel tingimustel. Ja vahetult enne Poolas tehtud teadet deporteerimisplaanide kohta 4. augustil 2026 võttis Euroopa Liit Ukrainasse suhtes vastu uue reegli. Sellest teatas Tšehhi siseministeerium. Ukraina mehed, kes taotlevad ajutist kaitset Euroopa Liidus alates 5. augustist 2026. saavad keeldumise, kui neil on Ukraina süsteemis Reserv Plus registreeritud rikkumisi sõjaväearvestuses. Seadusliku staatuse saab nüüd vormistada ainult selliste rikkumiste puudumisel. Siin on oluline märkus. Kodanike jaoks, kes on juba varem saanud ajutise kaitse, see uus nõue ei kehti. See puudutab ainult uusi taotlejaid. Ajutise kaitseprogrammi kehtivust on samal ajal pikendatud kuni 4. märtsini 2028. Seda pakuvad kõik Euroopa Liidu riigid ja mitmed teised riigid, sealhulgas Norra, Suurbritannia ja Šveits, mis ei kuulu EL-i. See tähendab, et üle-euroopaliselt on rakendamine juba käimas. Tegelik, juriidiliselt vormistatud piirang ei ole mitte deporteerimine, vaid uue staatuse andmisest keeldumine neile, kes rikuvad Ukrainas sõjaväearvestuse nõudeid. Just selle taustal tulevad Poola parempoolsed välja palju radikaalsemalt sõnastatud algatusega. See tähendab, et mitte lihtsalt uue staatuse andmisest keeldumine äsja saabunud Ukraina meestele, vaid siiski Ukraina meeste aktiivne deporteerimine, kellest osa viibib riigis juba täiesti seaduslikult. Ja nüüd jõuamegi peamise küsimuseni. Kui reaalne see on ja kui palju on see valimiste eelne populism? Siin on mõned konkreetsed faktid, mis annavad üsna üheselt mõistetava vastuse. Esimene ja kõige olulisem asi on see, et õiguse ja õigluse partei PiS ei ole praegu võimul pärast 2023 aasta valimisi kaotas partei oma valitseva staatuse, kui nende toetus langes alla 40%. See partei on nüüd opositsioonis. Sellest ajast alates on nende opositsioon veelgi nõrgenenud. Agentuuri Ibris küsitluse andmetel, mis tehti telekanali Polsat News jaoks, partei võib loota vaid 25 häälele. Samal ajal kogeb partei ka sisemist lõhenemist. Partei PiSist visati välja endine peaminister Mateusz Morawiecki. Ja veel ühe Polsteri instituudi küsitluse andmetel enamik poolakaid ei usu, et partei suudab ilma Mateusz Morawieckita võimule naasta. Väidetavalt oli just tema selle partei vedur. Teiseks, järgmised parlamendivalimised Poolas toimuvad alles
2027 aasta sügisel. See tähendab, et rohkem kui aasta pärast praegust hetke. Kogu see retoorika valitsuse ühe esimestest otsustest, niipea kui partei võidab, see on avaldus hüpoteetilise tulevase partei õiguse ja õigluse PiS võidupuuks, mitte praegu Poola parlamendis tegelikult vastuvõetava seaduse kirjeldus. Formaalselt partei poolt esitatud dokument, see on opositsioonipartei eelnõu, mitte kehtiv norm ega isegi mitte enamuspartei poolt parlamenti esitatud eelnõu. Lühidalt öeldes on need pigem hüpoteetilised tulevikuplaanid, kui see tulevik üldse õiguse ja õiguse partei jaoks saabub. Üldiselt on asi nii. Nad ütlevad õigesti, et kui me võidame, kui me moodustame valitsuse, siis meie valitsuse esimene otsus saab olema selline. Ukraina mehed deporteeritakse Poolast. Kolmas asi, mis on selliste avalduste motivatsiooni mõistmiseks oluline. Poolakate suhtumine ukrainlastesse tõepoolest halveneb. See toimub otse meie silme all ja just see loob parteile õiguse ja õiguse partei PiS valijate niši. Just selle teema abil nad tahavadki oma reitinguid tõsta. Veel kord, nad on langenud ja langevad edasi. Praegu on see 25%. 20% oli 40%. Enne seda oli palju rohkem ja nüüd nad üritavad oma reitinguid tõsta. CBOS-i küsitluse andmetel, mis viidi läbi juba 2026 aasta alguses. See tähendab enne kõiki neid skandaale, mis taas tekkisid president Karol Nawrocki otsuse ümber, võtta Zelenskilt Poola autotasu ära. See tähendab, et see oli enne seda. 46% poolakatest olid Ukraina põgenike vastu. Praegu on see protsent kahjuks veelgi suurem. Ja väljaanne Politico märgib, et lõhe õiguse ja õigluse partei sees tuleb kasuks neile parteidele, kes on Ukraina Euroopa Liitu astumise vastu. Näiteks Poola Krooni konföderatsioon, mida juhib Jegos Braun, pooldab üldse Poola täielikku lahkumist Euroopa Liidust. Mitte ainult ei olda Ukraina vastuvõtmise vastu, vaid öeldakse, et las Poola ise lahkub Euroopa Liidust. See ongi see karm Ukraina vastane retoorika, saata kõik Ukraina mehed sõtta. See on viis võidelda valijate pärast, kes muidu, tähelepanu, lähevad ikkagi ära. Aga nad lähevad veelgi radikaalsemate parempoolsete jõudude, näiteks Poola Krooni konföderatsiooni juurde. Seetõttu otsustas partei PiS, et super, teeme sellel teemal natuke reklaami endale. Mis puudutab inimeste massilise väljasaatmise idee juriidilist teostatavust, kes viibivad Euroopa ajutise kaitse staatuse alusel. Siin tuleb ausalt öelda, et selle konkreetse eelnõu üksikasjaliku juriidilist analüüsi selle vastavuse kohta mitte Poola, vaid kõrgemal seisval Euroopa ajutise kaitse direktiivile ei ole tehtud. See tähendab, et muidugi tundub, et seda on raske ellu viia, kuid see on võimalik, sest rändepoliitika küsimustes on juba olnud juhtumeid, kus riigid on ületanud ühise Euroopa otsuse ja käitunud nii, nagu nad ise õigeks pidasid. Kindlalt saab öelda üht. Juba ainuüksi see fakt, et Euroopa Liit kehtestas alles 5. augustil palju leebema ja sihipärasema meetme. Eelkõige keelduti ajutise kaitse uuest staatusest ainult uutele taotlejatele, kes on rikkunud sõjaväearvestuse nõudeid. See näitab, et isegi kogu Euroopa tasandil kujundatakse lähenemist sellele küsimusele järk-järgult ja mööndustega, mitte juba seaduslikult elavate inimeste massilise väljasaatmise kaudu. Kokkuvõtte. Meie ees on seaduseelnõu, mille esitas õiguse ja õigluse partei, mis praegu ei ole võimul. Küsitluste järgi saab umbes veerandi häältest kogeb sisemist lähenemist. Ja tal avaneb võimalus neid plaane ellu viia alles rohkem kui aasta pärast, kui ta üldse valimised võidab. See on klassikaline valimiseelne manööver tegeliku Ukraina vastaste meeleolude kasvu taustal Poola ühiskonnas. See on katse kindlustada endale see karm seisukoht enne konkurente, enne seda parempoolset tiiba, mitte teade kohe algavast deporteerimiskampaaniast. Seetõttu filtreerige alati selliseid uudiseid ja suhtuge neisse siiski kriitiliselt. Siia panen 3 punkti. Teie arvamus, teie järeldused, kirjutage selle saate all kommentaaridesse. Hellige kanal, pange saatele like ja vajutage kellukesele ja kui soovite toetada selle sõltumatu YouTube'i kanali tööd,
seda saab teha rahaliselt, annetades linkide ja rekvisiitide kaudu selle video kirjelduses või YouTube'is sponsorluse abil. Selle video all vajutage nuppu toeta, valige endale sobiv toetuse formaat. Olen tänulik iga teie toetuse eest. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest. Kõike head!